tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin Marta ja krüptogaraaž 20. jaanuar, issand aastal 2026. Ja täna on 2 uudist, aga ennem, et uudiseid rääkida ja seletada, paneme ühe sigarillo põlema. Kui sa ilusti garaaži kuulad, siis võib sul tulevikus ka selline elu olla, et istud kuskil garaažis, paned siin leegiheitjaga sigarit põlema ja räägid tarka juttu. Aga mis on siis uudist? Uudised on põnevad, 2 tükki. Tavainimene aru ei saa, onu garaaž tuleb appi. Alustame New York Fed. New York Fed ei ütle midagi, on ju. No, mis asi on New York Fed? USA Reservpank. Heal lapsel mitu nime. Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG teatas, et New Yorki Föderaalreservi pank on nimetanud MUFG Securities Americas Incorporation põhikaupmeheks, Musa põhikaupmeheks. See määrab Musa New York Fedi kaubanduspartneriks avaturu operatsioonides. Põhikaupmehena osaleb Musa riigi võlakirjade pakkumisel USA Keskpanga turuoperatsioonides. Firma pakub turuinfot, analüüsi New Yorgi Keskpangale. Operatiivsed ja arveldusnõuded. MUFG teatas, et nimetamise protsess nõudis Musalt tõendada, et seal on oluline kohalolek turutegijana. Samuti pidi see näitama, et selle tugistruktuur suudab hakkama saada New York Fedi oodatud arveldusmahuga. No lugesin kuiva teksti ja puterdasin, aga mida siis MUFG pidi tegema? MUFG pidi näitama, et selle tugi struktuur suudab hakkama saada New York Fedi oodatud arveldusmahtudega. Nii, sealt läksid mul juba pirnid põlema. Sinul midagi ei põle kuskil, on ju. Loeme edasi. Teate tegi MUFG, mis kirjeldab end 10 suurima globaalse finantsgrupina. No, MUFG top 10 seas maailmas. MUFG on Jaapanist, Jaapani firma, teeb mingi tugistruktuuri USA Keskpangale. No, põhikaupmees. Mis asi on põhikaupmees? Mis on põhikaupmees? Põhikaupmees on finantsasutus,
mille New Yorki keskpank, USA keskpank valib tihedaks koostööks rahapoliitika ja turuoperatsioonide elluviimisel. Need kaupmehed on USA valitsuse võla ja keskpanga operatsioonide süsteemi peamised vastaspooled. Mida saab MUFG nüüd teha? Osaleda otse USA riigivõlakirjade pakkumisel. See tähendab, et MUFG saab pakkumisi teha uutele valitsuse võlakirjadele, kui riigikassa seda väljastab. Osaleda Fedi ehk keskpanga avaturu operatsioonides. Need on Fedi tehingud, mida tehakse rahapoliitika rakendamiseks, näiteks väärtpaberite ost või müük, et mõjutada intressimäärasid. Pakkuda turuteavet keskpangale. MUFG annab Fedile avaturu kaubanduskeskkonnale andmeid ja ülevaateid turult. Miks on see oluline? Põhikaupmehe staatuse saamine on tunnustus MUFG suurusele turu tekitava tegevuse ja operatiivsete võimete suhtes. See näitab, et Fed peab MUFG-d võimeliseks käsitlema suuri ja regulaarseid tehinguid USA valitsuse väärtpaberitega. See positsioon tugevdab MUFG rolli USA võlakirjade turul ja annab sellele eelistatud juurdepääsu USA rahapoliitika rakendamise ja riigikassa rahastamise põhielementidele. Super nagu midagi ütlev, aga läheme artikli algusesse. See oli siis põhikaupmehe uuring, mis asi on põhikaupmees. Läheme nüüd artiklisse tagasi, kus oli see lõik. Samuti pidi see näitama, MUFG siis pidi näitama, et selle tugistruktuur suudab hakkama saada Fedi oodatud arveldusmahtudega. Mida see võiks tähendada? Mitsubishi Financial Group ehk siis MUFG on Rippli strateegiline investor ja üks algupärastest rahastajatest. Vaat sellepärast ongi sul garaaži vaja, sest mina suudan leida natuke infot ja natuke kaugemale mõelda. Et MUFG on nüüd Ameerika keskpanga mingi põhikaupmees, hästi ma seda ei mõista, kas peakski mõistma? Ei pea, sellepärast, et kui MUFG on Rippli varajane strateegiline investor. MUFG on olnud selle Rippelneti liige aastaid. Osales varajastes rahastamisvoogudes ja nüüd on selline asi, et MUFG pidi keskpangal ära tõestama, et suudab, samuti pidi see näitama, et selle tugistruktuur suudab hakkama saada New York Fedi oodatud arveldusmahtudega. Arveldusmahud, see tähendab seda, et ilge hunnik mingeid kuradi arveid peab läbi minema. Nii, see tõestas ära. MUFG tõestas ära, et sobin sulle ilusaks voodikaaslaseks, mul on võimekus läbi andmeid liigutada. Ja sama MUFG on Rippli varajane strateegiline investor. Teine on SBI Group Jaapanist. See pole küll praeguse uudisega seotud, aga on Rippli üks suuremaid partnereid, samamoodi Jaapanist. Mida siis see kuradi MUFG pakkus siis USA keskpangale, millega hakatakse siis suuri andmemahtusid või arveldusmahtusid liigutama, ei tea, see on Bitcoin. Pole midagi teha. Pead mõtlema natuke kaugemale, et kui MUFG, mis on Rippli kuradi looja, siis võiks öelda, kui varajane investor, et kui MUFG on siis nagu Rippli vaimne isa või selline spermadoonor, lükkas kuradi seemneid sisse, et Rippel saaks kasvada, et kui selline asutus läheb nüüd USA keskpangale arveldusmahtude partneriks või mis iganes asjaks, siis
mis tehnoloogia seal mängu siis läheb, on ju. Raske mõelda, ei ole ju. Ja vot sellepärast ongi sul mind vaja ja minul sind ei ole vaja, vaat. Et läheme edasi. Swift korraldab TVP arveldust digivarasid kasutades 3 pangaga. Swift teeb siis katsetusi, BNP Paribas on seotud, siis on Intesa San Paolo seotud, siis on Societe Generale, nii. Ja ühendades siis olemasolevad finantsarvustikud arenevate plokiahela süsteemidega. Ehk siis olemasolevad süsteemid, need kuradi Swift, BNP Paribas, Intesa San Paolo ja Societe Generale, siis need 4 kuradi väikest põrsakest ühendasid siis olemasolevad finantstaristu arenevate plokiahela ökosüsteemidega. Nii, mis siis läheme edasi. Tehing võimaldas tokeniseeritud võlakirjade vahetust ja arveldust ja makseid toetati nii tagatud kui ka digitaalses valuutas. Ehk siis päris raha on ja digitaalne valuuta on ja nii. Noh, midagi nagu see uudis ei ütle sulle on ja. Et jah, et 3 põrsakest Swift, BNP Paribas 4 põrsakest, Intesa San Paolo ja Societe Generale liigutasid tokeniseeritud võlakirjasid, liigutasid raha on ja no midagi see sulle nagu ei ütle. Noh, Raas tegi jälle klõpa, mis on siis Swifti partnerid, mis on nagu välja tulnud. Noh, Swifti partnerid on siis konsensus on ja konsensus lõi sellise krüpto nagu Linea. Ikka veel Bitcoin on tegija või? Nii. Siis 2024. aastast on Chainlinkiga Swiftil partnerlus on ja. No kas on siin, kuskilt paistab siin mingi see siis noh, see Bitcoini kõrvad või? Nii. Ei paista. Ma arvan ka, et ei paista. Siis läheme edasi. On järgmine tegelane seal nimekirjas. BNP Paribas osales seal on ja. BNP Paribas on 22. aastast Metaco partner. Metaco on hoiuteenuste tegija või pakkuja, hoiuteenuse pakkuja. Ja Metaco kuulub kellele? Bitcoinile? Ei kuulu. Ripple'ile kuulub Metaco. Noh, juba oleme tuvastanud, noh, Chainlink, Linea on tuvastatud ja Ripple on tuvastatud, on ja. No Ripple on teinud siis XRP, on ja, noh. Noh, mis seal veel võiks olla? On veel üks krüpto, selle nime ma ei ütle, see on siis nendele, kes mulle maksavad, väga võimas krüpto, neile peab ka midagi jääma ja saama. Aga järgmine on siis Intesa San Paolo seal nimekirjas. Intesa San Paolo on, mis ta on? Pikaajaline partner aastast 2015 millele? R3 kordale. XTC, jälle üks krüpto tuvastatud. Nii. Ja on partner millele veel? Metacole. Noh, Metaco omab Ripple'it. BNP Paribas on Metaco partner. Siis on see sama Intesa San Paolo, Itaalia suurim pank on ja. Itaalias on, ma ei tea, mingi 40-60 miljonit inimest on ja. Jube suur arv rahvast on ja, no selle koha suurim pank on ja on kuradi R3 korda kuradi partner 2015. aastast. R3 korda on siis XTC, siis on ta Metaco partner on ja, noh. Läheme edasi siis. Societe Generale. Kas me leiame midagi, mis võiks olla Societe Generalega
siis huvitavad seotud. Nii, Societe Generale. Noh, mõelge, mis me leiame. Noh, muidugi öeldakse, et Ripple'iga seosed puuduvad. Societe Generalel on ju. Ei ole seoseid on ju. Ei ole seost, ütleb on ju. Lähed uurid natuke edasi, seal interneti kuradi põhjas mudaliigas käid ringi. Tuleb välja 2022 aastal Societe Generale sõlmis institutsionaalse partnerluslepingu millega? Metacoga. Noh, kas pole tore või? Kõik kuradi 4 põrsakest on ära tuvastatud, mis kuradi krüptot nad kasutavad. Swift oli konsensus firmaga lepingud, konsensus tegi siis selle Linea krüpto, siis oli Swiftil seos selle Chainlinkiga lepingud on ja siis tuleb välja see BNP Paribas, see kasutab Metacot, Metaco omanik on Ripple, Ripple on loonud XRP, siis tuleb Intesa San Paolo, Itaalia suurim pank, see on siis R3 korda XTC, 10 aastat on seal sõber olnud, siis on Metaco partner on ja siis tuleb see samune Societe Generale, see on Metaco partner, mille omanik on siis Ripple ja siis on üks suur megakrüpto, millest teavad ainult need, kes mulle maksavad. Et jälle selline mõnus saade, natukene puterdasin, kuna sa mulle ei maksa, vaatad ja mind tasuta, siis tasuta asjad ongi sellised, nagu nad on. Nende hambad ei loeta. Tasuta hobuse hambad ei loeta. Et tšau, pakaa, näeme garaažis.